täna on meil siin Maaja Selmin, kes õpetab Alar Raudmani Terviseakadeemias siis Tiibeti jantra-joogat ja budismi. Et ole hea, räägi meile, mis see täpselt on ja miks sa seda õpetad? Täna ma õpetan Tiibeti jantra-joogat, mis on teadaolevalt nagu vanim joogalaad, mis inimkonnal on autentsena alles. Ja õpetan ma seda sellepärast, et ta minu puhul lihtsalt toimib. Ilma selleta ma arvan, et olekski võimalik midagi õpetada, et olgu ta nii vana ja autentsete juurtega kui mis iganes. Aga see, kui see joogalaad siin nagu sisemalt toidab, et kui sa tunned pärast neid aastasadu vanu harjutusi, mis on õpetajad õpilasele antud alati elava liina üle, et see ka sinu poole puhul toimib, et sul on rohkem energiat. Sa oled sisemiselt lõdvestunud, tervem, ei haigestu, ei vaja enam nii palju süüa. Et need on nagu reaalsed asjad, mis on selle jooga loomulik väljendus. Kui ta ei ole sul nagu raamatuna seal niimoodi öökapikese peal, eks ole, vaid sa tõesti seda ise ka rakendad. Mis sa ütleksid, mis see osalejale annab, et kes tulevad kursusele? See kursusel sa saad nagu sissejuhatuse joogasse ja kuna Tiibeti jantra-jooga on kirja pandud, kui nimigi ütleb, eks ole, Tiibetis, ja Tiibet on budistlik maa, siis ma avan ka budistliku filosoofia nagu olemust ja jooga filosoofia olemust, eks, mõlemad. Samuti nii budismi kui jooga juured on Indias ja nad on ajas läbi inimestega hargnenud, on tekkinud erinevad koolkondi joogas, on budismis erinevad koolkondi, aga see, mida mina sellel nädalavahetusel katsun inimesele anda, on see tee. Nagu budistliku tee ja jooga tee võrdlus läbi 8-astmelise tee, mis on ta lõpuosas täpselt sama. Lihtsalt see, kuidas on see algus komponeeritud suhtumine, maailma suhtumine iseendasse, on siis see erinevus, eks ju. Aga mina katsun anda just selle nagu uba või mis ei ole ka niivõrd kultuurist ütleme nii mõjutatud, jah. See on nagu toit, eks ole, kas sa sööd seda pulkadega, lusikaga või kahvliga või näpuga, eks ole. Aga sul on kõht tühi ja sa sööd, eks. Samuti on see vaimne toit, et sa, ma usun, igas inimeses on see hilja kutsumus olemas, et sa ei oska võib-olla alati anda sellele nime, aga see sinu nagu päris sisemine kodu või sa leiad selle üles. Inimesed on ju aastatuhandeid elanud ja kui palju meil on nagu eelkäijatest nagu järel seda rada, et mis on nagu pidev punktid seal sees, et kes sa oled, milleks üldse elad. See on väga palju lubav. Aga kuidas sina selleni ise jõudsid? Et sa nüüd õpetad meile seda siin. See peab mõtlema, kust nüüd alustada, eks? No lühidalt. Kui hakata nüüd nagu päris joogaga, siis see huvi on minus kuidagi nagu nimeta kutsumusena olnud, juba polnud nimegi. Ja see oli keskkooli lõpuklassis, kui lihtsalt läbi meie pingirea saadete mingi põrandalune trükis. See olid joogaharjutused, väga inspireerivalt kirjutatud ja nii edasi. Ja ma lihtsalt vennaga pildistasime, paljundasime ja nende paljunduste järgi ma hakkasin nagu üksinda
kuni leidsin inimesed siis, kes ka sellega tegelesid, see oli siis sügav vene aeg, kui ei olnud raamatuid joogast, õpetajad ei olnud. Hiljem tuli Soome joogakool ja kuna ma õppisin Linnart Mälli juures, siis ja Tiibeti keele õpetaja Marek Karp lihtsalt helistas, et kuule, kas sa majutaks ühte hästi toredat joogaõpetajat oma juures ja tema oli Fabio Andriiko üks kahest Tiibeti jantrajooga õpetajast maailmas, kes valmistas ette nagu uut põlvkonda. Nii et ta tuli mulle otsa koju ja õpetas ühe nädalavahetuse. Jättis ka materjalid ja no, minu jaoks ta lihtsalt sobis. Ma tundsin, et kui ma need 8 eluenergia harjutust, mis ta siis nädalavahetusel andis, et kui ma neid üksinda kodus tegin, et ta nagu muutis minu olekut. Et mul oli nagu niisugust nagu selged, head nagu jõudu, millega nagu elada, olla ja toimida. Et kui sa süüd näiteks selle õuna ära, sa tunned, sa oled midagi saanud, suhkene kõhti korise enam, eks ole. Siis ka sinu nagu olek on nagu toidetud. Su meel ei ole enam nii hajevil ja sa oled nagu õnnelikuna kohal. Ja ma arvan, et see on nagu põhjus, miks ma jätkasin üldse sellega. Ja kuna ma ise üksinda kodus harjutasin, siis teised ütlesid, et kuule Maja, teeme siis koos, eks ole. Ja siis ma hakkasin teema õpetama. Sai ka kõik ühest nädalavahetusest alguse? Jah, ühest nädalavahetusest sai alguse. Ma mäletan siiamaani nihukene tunnes oli, et tähendab, kuna jantrajooga harjutused on väga detailsed, et sa ei saa seda, nagu sa teed spontaanselt tantsud, ükskõik kuidas sa tantsid ja sul on hea alla ja sul on nagu võib-olla tuju tõuseb, aga jantras sul läheb alguses nagu aega. Et seda iidset joogasüsteemi, kus keha füüsis teenib hingamist, sa õpid erinevaid hingamise laade, kuidas see mõjutab su meelt, kuidas sa õpid hingamist hoidma. See on kõik astmed väga peen ja filigraanne kunst. Kus sa hakkad kogema ja teadvustama ennast, eks ole, et kõik, mis on ennem olnud nagu ebateadlik või su meelevõime veel ei ole nagu nii särav, et võib-olla nagu tajuda hetke nii erksalt, eks ole. Et see ongi see treening jah. Et läbi keha ja hingamis on see tegelikult meeletreening. Ka ilus. See võtab aega sellega, et see ei tule nagu üks, eks ole. Kannatlikust ka ise. Kuidas viimane küsimus, et kuidas olla terve ja õnnelik? Väga lihtne. See ei ole mitte midagi keerulist. See on see, mis on kogu aeg sinus olemas. Ja sa väljast ei leia, kui sa leiad üles oma sügavama olemuse, siis oledki kerge ja õnnelik kogu aeg. Väga tore, aga aitäh ja kohtumiseni siis ja loodame, et näeme paljudega sinu loengus kursusel. Aitäh kutsumast.